palju mõnusam mängida ja Ainsalu selle palli nüüd ka mängu pani. Kokkukutsumist, et üldjoontes on Levadial vähemalt senise esimese poole hooajaga asjad paigas olnud. Siin päris hea olukord Levadial, vist sellist otsustavust võimalusi. Vaatame, kas siit midagi tekib ja tekib päris hästi. Ja tuleb Rasmus Peetsonilt mängu esimene 15. minutil ja päris mugav värava täistus ka kohe sinna istuma ja see on hea, seda me ootasime kiiret väravat ja 15. minutil löödud värav pigem liigitub kiirelt löödud väravaks. Ja no võõrsilt 1-0 kätte 15 minuti möödudes ja noh, see on see, et mõniteist minutit on mööda läinud ja vennad hakkavad seal eest toimetama. Ja siin kehakontakti vastased Karnavorni vennad ei karda. Siin on löögikoht ka ja Valner saab Ainsaluga olemas, aga Roosnus läheb ise keskel, see löögikoht ka juba lähebki kaugelt löögile, aga Roosnupule nüüd kaugelt tuleb löök ja päris hea löök, aga tullakse hästi nüüd Bradley. On Liivaku vastu. Läheb tsenderdus ka sinna taha posti, aga Valner 8 minutit minna, eks see Tampeduu ja seal see peavigastus ja asjad tulevad juurde, et veel üks tsenderdus, aga selle püüab Valner. Ja õhku niimoodi, et on tuldud. Jätkub Karnavorni rünnak. Veel üks tsenderdus. Ja sealt tuleb jätk veel värav ette, löök ka, nüüd uus löök ja napilt üle. No, välisküljega sööd sinna Roosnupule, Roosnup konksutab, läheb palliga karistusalasse ka, aga nüüd tuleb Pedro kaugelt löök ja Joe Pedro 41. minutil 2-0 ja näitab, et tal see vasak jalg on ikkagi päris kuum, kui ta korralikult vabalt löögile pääseb. Ja näitab, et 18.30 kohaliku aja järgi avavälja lasti, kuidas Peetson ei löö, aga siit pannakse ikka kolmas. Roosnup otsustab selle ära ja siit sellest paarist edasi mine ja põhimõtteliselt esimese mängu avapoolega otsustatud. No see on tehtud jah, siin teine poolaeg tuleb lihtsalt korralikult ära mängida ja et ei ole siin nüüd täiesti kõik ikkagi tehtud. Ja no tõele avaldus, vaat siin Ainsalule, miks ta nii kaua jokutas selle sööduga, Ainsalu nüüd 1-1 ja lükkab selle 4. ära, suluseisu ei ole, 4-0, jälle seal saab ilusti viisakalt fännide eest tähistada ja visatakse ka sealt loodetavasti vett, et midagi muud see ei ole, aga siit kiirelt 4-0 ja noh, hakkame ikkagi sinna Göteborgi poole vaatama. No hakkame vaatama ja siin ei olnud teist poole. Nüüd Liivak võtab paremalt äärelt üles, läheb karistusalasse, sealt sööt ka ja 0-11. Et seal tuli reaalsus vastu, aga siin proovitakse ikkagi seda ühte väravat kätte saada. Aastapalgad on suurusjärgus samad, mis meil siin Eesti kõrgliigas, aga lihtsalt eurod on naeladeks vahetatud ja siit oli see Liivak. Endiselt pall lahtine. Sisse. No mis siin enam, jah, kaitsvad mängijaid pole mõtet tuua, et siin on 0-4 on tablool ja kiiruga jõudsin kokku lugeda nad. Siin karistusalas. Penalti tuleb ja siin oli selgelt näha, et siin jäi halva positsiooni. Aga sellel mehel on 3 kaarte alla. Ja punane ongi. Ja kas tuli otsepunane? Otsepunane Benjamin Nashile. Neid statistikapunkte tuleb vasakul alla. Skvortsov versus Roberts, aga lööb üle Skvortsov. Ei kasutanud nüüd. Ja, aga jäid siin, vaatame selle olukorra lõpuni, kus Tampeduul jälle suur maa joosta, kaameramees jõuab ka nippa-nappa järgi, aga Tampeduu siin peaaegu 1-1 minemas on, aga sealt jõuavad kaitsed iga mäng või seda võrku ja siis lõpuks püüavad saagi kinni ja teevad krõmps-krõmps. Siit tuleb Tampeduu. No kohe Otto siin saab mõnuga ette võtta, ruumi ka on. Joe Pedro. Ja vasakul äärel on Ainsalu, kes siit jagab nüüd keskele, lüüakse. Tulebki 5. Kiirelt. Otto, mis ta siin mõned puuted enne jõudis teha. Ja no 5 kirjas, siin natuke täistus ka. Peetson eemaldas ära, et mis see nüüd ei olnud nii liikuv. Vaatame Sale Kokk Arenal. Ja täna siis liikusid edasi või võib-olla juba eile õhtul liikusid edasi Pärnusse. Aga siin hästi kombineerib Levadia. Otto lööb veel, aga lööb turmtuld või rünnakute laviini Levadial ju ei ole ja polegi vaja. Äkki nüüd tuleb Otto palliga karistusalas, otsib sealt värava eest. Flora mäng oli vist 6 päeva pärast, et 1 päev enne nädala täitumist. Et kindlasti see tänane õhtu annab sellele meeskonnale jälle mingi protsendi headust juurde.